Mitte väga ammu kiitis Euroopa Liit heaks 90 miljardi euro suuruse laenu Ukrainale ning täna rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi lõpuks, kuhu see raha kulutatakse. Ukraina presidendi kantseleis on juba otsustatud, milleks kulutatakse laenu esimene osa, mille riik saab juba lähiajal. Samal ajal kinnitavad eksperdid, et kahjuks tuleb Euroopal tõenäoliselt juba järgmisel 2027. aastal otsida Ukrainale uut laenu. Ja sel teemal ilmus New York Timesis veidi kainestav artikkel, milles autorid kirjutavad, et Euroopa valmistub Venemaa pikaajaliseks sõjaks Ukraina vastu, kuna usub üha vähem võimalusse lahendada olukord Moskva ja Kiievi vaheliste läbirääkimiste teel. See tähendab, leiavad autorid, et Ukraina jääb suuresti üksi kurnamissõtta Venemaa vastu, ilma selge strateegiata selle sõja lõpetamiseks. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Alustame siis laenust. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et esimene osa Euroopa Liidu 90 miljardi euro suurusest laenust kulutatakse relvade tootmisele ja energeetika kaitsele. Järgneb tema tsitaat. Esimese osa 90 miljardi euro suurusest Euroopa toetuspaketist suuname sisetootmisele, et kaitsta Ukrainat. See hõlmab droone ja kõiki Miltechi valdkondi. Teiseks suunaks on energeetika. Järgmiseks talveks tuleb kaitsta nii palju, kui riik suudab. Selleks on lisaks kohalikele eelarvetele ette nähtud osa vahendeid, mida saame anda ka keskvalitsuse eelarvest. Rahastamine tuleb muu hulgas ka nendest 90 miljardi pakettide tranšidest. Me plaanime eraldada neist mitu miljardit just energeetika kaitseks. See küsimus, seda arutati Euroopa liidritega Küprosel. Ja selle taustal kirjutab väljaanne Wall Street Journal, et Euroopa Liit võib juba 2027. aastal seista silmitsi vajadusega kiita heaks uus laen Ukrainale. Sest Kiievi rahastamispuudujääk kasvab jätkuvalt. Kuigi allkirjastatud 90 miljardi euro suurune laenuleping pidi katma 2/3 Ukraina eelarve ja kaitsevajadustest kuni järgmise aasta lõpuni. Aga sellest rahast ei pruugi piisata. Ja edasi tsiteerin Wall Street Journali. Diplomaatide sõnul on Ukraina rahastamise puudujääk järgmiseks aastaks võrreldes esialgsete arvutustega kasvanud. Kiiev vajab 2026 aastal eelarve kulude katteks lisaks vähemalt 19 miljardit eurot. See tähendab, et EL-i juhtidel tuleb potentsiaalselt juba 12 kuu pärast taas 10 miljardite eurode suurust uut laenu taotleda. Oluline on meeles pidada, et Ukraina sattus suuremasse sõltuvusse Euroopa Liidust pärast seda, kui USA presidendi Donald Trumpi administratsioon lõpetas otsese sõjalise abi andmise ja keskendus Lähis-Ida konfliktidele. Ja nüüd valmistub Euroopa pikaks sõjaks Ukrainas, kuna ta usub üha vähem võimalusse, et Moskva ja Kiiev suudavad läbirääkimiste teel kokkuleppele jõuda. Nagu New York Times kinnitab, tähendab see, et Ukraina jääb suuresti üksi kurnamissõjas Venemaa vastu, ilma selge strateegiata selle sõja lõpetamiseks. Edasi tsiteerin New York Timesi. Ei Ukrainal ega Venemaal ei ole ilmset teed võiduni ja peaaegu keegi ei oota, et kokkulepe oleks võimalik ilma Ameerika Ühendriikide aktiivse osaluseta ja ilma Venemaale survet avaldamata. Survet, mida USA president Donald Trump rakendab vastumeelselt. Samal ajal ei ole teist vahendajat, kellel oleks piisavalt mõjuvõimu mõlemale poolele, et sundida neid läbirääkimiste laua taha istuma. 15 kuud pärast seda, kui Trump lubas sõja 24 tunniga lõpetada, on olukord tegelikult tagasi jõudnud samasse punkti, kust läbirääkimised algasid. Olgem ausad, see oli ilmselge, sest ainult Donald Trump ja tema meeskond ei saanud aru, et Ukraina ja Venemaa huvid ei ole ühilduvad. Ja et ainus realistlik suund on toetada Ukrainat, et mitte lubada Venemaal võita ei sõjaliselt ega poliitiliselt.
ja nüüd ma ütleksin, et Zelenskõi on lõpuks kaotanud oma illusioonid Donald Trumpi toetuse suhtes ja hindab nüüd Ameerika Ühendriikide positsiooni teisiti. Just sellega on seotud kõik need visiidid Lähis-Idasse, Euroopasse ja isegi Aserbaidžaani. Zelenskõi ehitab uut, aga siin on probleem. Ukrainal ja Euroopal ei ole võimalik keenduda koostöös Trumpi ja USA-ga tervikuna. Eurooplased loodavad, et Vladimir Putin nõustub lõpuks fikseerima mingid saavutused rindel ja asuma läbirääkimistele, kuid tunnistavad, et Putin tahab läbi rääkida Washingtoniga, mitte Brüsseliga. Seetõttu on Euroopa huvitatud sellest, et USA naaseks aktiivsesse rolli, kuid avaldaks survet mitte ainult Ukrainale, vaid ka Venemaale. Ja analüütikud märgivad, et tänu Euroopa toetusele ei vaja Zelenskõi sel aastal enam kokkulepet iga hinna eest. Olukord rindel võib muutuda, kuid hinnangute kohaselt kannab Venemaa suuri kaotusi väikeste territoriaalsete saavutuste nimel, samas kui Ukrainal on rahaline toetus vähemalt 8 aastaks. Samal ajal on majandussurve Moskvale osaliselt vähenenud tänu energiahindade tõusule, mille põhjustas see sõda, mille Trump korraldas Lähis-Idas. Selle tulemusena ei tunne kumbki pool, ei Venemaa ega Ukraina, kriitilist vajadust sõda kohe lõpetada. Teisest küljest on Ukraina saavutanud teatavat edu Venemaa naftataristu kahjustamisel. Kuid nagu Euroopas tunnistatakse, pole selget võidustrateegiat siiani olemas. Idee seisnes selles, et avaldada Venemaale piisavat survet. Kuid Ukraina pole seni, olgem objektiivsed, selleks piisavalt ressursse saanud. Ja praegu näib peamine eesmärk olevat hoida Ukrainat mängus, kuni Venemaale endal midagi ei muutu. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise kasutamise kaudu. Tellige ja vajutage meeldib nuppu. В описании к этому видео или по QR-коду на ваших экранах. Буду благодарен за любую вашу поддержку. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!